Aga mis puudutab ülistust, iga kord, kui ma satun siia nagu natukene rääkima, siis ma tahaks natuke alati mainida ülistuse suhtes, et ma julgustan sind alati ülistama kaasa, sest et see ei ole mitte lihtsalt selline asi, mida lihtsalt koguduses teeme, kui me kokku saame, vaid see on midagi, mis Jumalale väga meeldib, kui sina ülistad teda. Ja tead, üks väga praktiline asi on selle juures ka veel, sest kui sina laulad neid laule kaasa, et need on alati, me vaatame, et need laulusõnad oleksid Jumala sõnaga ühel joonel. Sa laulad, sa räägid välja Jumala sõna ja tead, see teeb tööd sinu sees. Ma olen näinud seda, kuidas inimesed lihtsalt sellepärast, et nad, kas või meie enda ülistusgrupis inimesed, et kui nad tulid sinna ja ma näen seda, et kui nad räägivad Jumala sõna välja, või isegi kui sa laulad seda, siis see teeb tööd, et see toob muutusi sinu ellu, et sa hakkad nägema nii, nagu Jumal näeb, et see Jumala sõna ei ole lihtsalt nagu iga teine sõna, vaid see on elav ja vägev, ütleb Piibel. Amen. Aga täna jah, ma ei räägi ülistusest. Kui sul on Piibel, kui paljud teil on Piibel täna kaasas? Kui sul ei ole Piiblit, siis kas me saame anda kellelegi Piiblit? Sest tead, on väga hea, kui sa saad selle ise oma silmaga järgi vaadata. Kes teab, mis pada ma siin ajan? Et sa pead usaldama Jumalat. Amen. Aga sa ei saa usaldada alati inimest, sellepärast, et sa pead inimest tundma selleks, et teda usaldada, aga see on nii hea, kui sa ise saad kontrollida järgi selle Piiblist. Amen, et su silmad puhkavad selle sõna peal. Et võib-olla Ülo saab anda siin mõned Piiblid juurde, et kasuta seda juhust, et harju ära, las see olla nagu sinu selline tööriist, millega sa tegutsed, et õpi otsima neid kirjakohti välja, õpi lugema Jumala sõna, et see on väga, väga hea harjumus. Nii, ja kõigepealt pöörame Markuse evangeeliumi 9. peatükki. Ja selle ajal, kui sa sinna lähed, Markuse 9 oli see siis, ma palvetan lihtsalt alguses. Kallis isa, ma tänan sind sinu helduse ja headuse eest. Me täname, et sina oled nii hea meie vastu, et sa oled meie hea isa. Ja me täname sind sinu sõna eest, et sina annad meile oma sõnast toitu, et sinu sõna on midagi, mis teeb meie sureliku ihu elavaks. Isand, sinu sõna on see, millest me toitume, sinu sõna on see, mis toob need muutused meie ellu, mida me oleme igatsenud. Ja isand, ma palun, et sina avaksid täna meile oma sõna, et sa kinnitaksid oma sõna imede tunnustähtedega, isand, sest see, kui need muutused meie sees leiavad aset, isand, sest see on suurim ime, mida me võime oodata, aga isand, me tahame olla avatud täna õhtul sinu ees ja me tahame olla valmis selleks, mida sina tahad, et täna õhtul sünniks. Isand, aita meil hoida meie kõrvad lahti sinu sõna jaoks ja aita meie silmadel näha seda, mida sina tahad, et me näeksime. Et me võiksime vastu võtta sinu parima enda elu jaoks. Jeesuse nimel. Amen. Jumal on hea. Amen. Oled sa juba Markuse evangeeliumis? Ja Markuse 9. peatükist me loeme salmi 23. Mis ma ütlesin? Markuse 9, jah? Ma ise olen kuskil teises kohas. Aga Markuse 9.23, mis siin öeldakse? Aga Jeesus ütles talle, sa ütled, kui sa võid, kõik on võimalik sellele, kes usub. Usud sa seda, mida Jeesus ütleb? See on päris julge väide, et kõik on võimalik sellele, kes usub. Et see kõlab nagu selline fanaatiline usklik. Kõik on võimalik sellele, kes usub. Ja kui sa lähed ühe lehekülje edasi veel, 10. peatükk ja salm 27, öeldakse siin, Jeesus ütles neile otsa vaadates, inimeste käes on see võimatu, mitte aga Jumala käes, sest Jumala käes on kõik võimalik. Et siin nüüd öeldakse, et Jumalal on kõik võimalik. Meil on sellist 2 asja, mida Jeesus ütles, et see ei olnud lihtsalt keegi suvaline inimene, kes seda ütles, vaid Jeesus ütles, Jumalal on kõik võimalik ja kõik on võimalik sellele, kes usub. Amen. Et mitte lihtsalt ei ole ükskõik kellele, ei ole ükskõik mis võimalik. Sest et kui sa oled tähele pannud, siis
inimeste jaoks on väga palju asju, mis on võimatud. Oled sa nõus minuga? Kui sa lähed arsti juurde, siis arst ütleb mõne olukorra suhtes, see on ravimatu, see on juba liiga nagu sellises viimases staadiumis, seda ei ole võimalik enam teha midagi korda. Lähed võib-olla autoremondi töökotta ja seal öeldakse sulle, seda ei saa enam parandada, seda pole võimalik parandada. Või sa tahad kuskil ametiasutuses mingit dokumenti saada, ütles, et seda ei saa anda, seda pole võimalik. Aga tead, mida nad peaksid tegelikult ütlema? Meie ei saa seda teha, meie pole selleks võimelised. Sest me lugesime just siit, et Jumala jaoks on kõik võimalik. On nii? Ja selle jaoks, kes usub, on kõik võimalik. Et kui Jumal on loonud selle kogu universumi, eks? Ja ta tegi maapõrmust inimese. Me oleme mullast võetud, ta tegi nii imeliselt meid. Siis tal ei ole mitte mingit probleemi seda asja, nagu seda väikest liha ja verd tuunida nagu nii, nagu vaja on. Kui tema on siin teinud nii imeliselt, siis Jumala jaoks ei ole mitte ükski asi võimatu. Amen. Et lihtsalt küsimus on selles, et kas me usume. Et Jumal siis tahab anda meile ka asju, tahab meid teha terveks. Jumal on väga huvitatud meie heast käekäigust. Nüüd, kuidas seda saada? Seda, mida Jumal tahab meile anda ja me teame, et Jumal on hea, ta tahab kõik seda anda. Kas ma, Marge, võiksin natuke sinu abi paluda? Kas võiksid anda mulle vett, palun? Vett. Jah. Et Marge annab mulle vett. Ma tahaksin väga Marge, palun anna mulle vett. Anna mulle juu. Ma tahaks nii kangesti juua, et mulle tegelikult peaaegu ei anusse suremas. Tead, Marge, miks sa mulle ei anna vett? Ma nii tahaksin juua, aga ma ei tea, palun anna mulle vett. No, palun anna mulle vett. Saad aru, aitäh sulle, Marge. Ma ei tahtnud panna Marget piinlikusse olukorda, aga saad aru, et alati see ei sõltu nagu sellest raadiosaatjast või tähendab sellest, ütleme, saate tegijast. Kui seal on see televisioonijaam, kes edastab kõiki saateid, siis alati ei pruugi olla probleem nagu selles, see, kes nagu edastab seda asja. Vahest võib olla probleem vastuvõtjas. Et selleks, et midagi kätte saada, sa pead selle asja vastu võtma. Praegu oli olemas Marge, oli olemas vesi, ta oli mulle valmis andma, ta mulle seda suhu ei hakanud kallama. Aga ma olin nii meeleheitlik, ma nii väga tahtsin seda, aga ma ei saanud, sest et miks ma ei saanud? Oskab keegi öelda? Miks ma ei saanud seda, mida ta mulle anda tahtis ometigi? Ma ei võtnud vastu, tubli. See on tegelikult nii lihtne ja see ongi tegelikult elus nii. Ja see, millest ma täna rääkida tahaks, on see, kuidas võtta vastu, mida iganes. Et ma tean, see pealkiri mulle endale ei meeldi, sellepärast, et kunagi ma olen niisugune nagu keele, ma ei tea, niisugune tähenärija. Mulle ei meeldi niisugused asjad eesti keeles, mis nagu riivavad kõrva ja mis nagu ei tohiks olla õige eesti keele. Ma kuulsin, et see mida iganes, see nagu ei ole väga õige eesti keele, et peaks ütlema mida tahes. Aga ma ütlen praegu selle pealkirjaks, et kuidas võtta vastu mida iganes, see kuidagi sobib siia paremini. Nii et täna me räägime siis sellest, kuidas võtta vastu mida iganes. Oled sa huvitatud sellest üldse? On sul vaja midagi vastu võtta? Ma arvan, et see läheb kokku meie kolmapäeva õhtuse teemaga ka, mis räägib reaalsest elust, sest et meil tegelikult on neid asju vaja. Oled minuga nõus? Kui sa võiksid pöörata Matteuse evangeeliumisse vahepeal, natukene mõned lehekesed tagasi, Matteuse evangeeliumi 7. peatükk. Et me räägime siis täna sellest, kuidas võtta vastu mida iganes. Nii halvasti, kui see ka eesti keeles ei kõlaks. Või siis nagu valesti. Aga see on kõnekeelne väljend, nii et ma arvan, see ei ole probleem. Sinu jaoks ma loodan. Nii, et me siis tahame teada saada, kuidas võtta vastu asju.
erinevaid asju, mida Jumal tahab meile anda. Mis sa arvad, mis võiks olla esimene samm selles? Kuidas siis võtta vastu? Me saime aru, et see ei ole päris selline, et see ise nagu kukub sulle suhu kuidagi, et täitsa iseenesest ma mõtlen, et Margi annab mulle vett ja siis äkitselt ma tunnen, et ups, mul on vesi kurgus, et kui mõnus. Et kohe läks janu nagu ära sellest. Tegelikult mul ei läinud janu ära, mul ausalt väga ei olnud, aga las see vesi olla. Et me peame ikkagi midagi tegema, aga mis võiks olla see esimene samm? Kas keegi pakub midagi? Andma, okei. Aga kui sa tahad vastu võtta, siis usku, jaa, väga hea. Ja mõtlema seda, kas Marge tahab seda asja anda, see on väga hea point. On kellelgi veel midagi? Selles mõttes, et see ei ole nagu mingi nagu tunnikontroll, et ma ei ütle midagi, et valesid. Ma usun, et valesid vastuseid ei ole, sest et te olete kõik väga tublid ja selles mõttes te olete käinud kogudes, te teate, mis see õiged vastused on. Et tegelikult need on kõik õiged asjad. Aga küsima väga hea, kusjuures see on väga õige, ainult et see ei ole esimene. Aga siit loeme vahepeal seda, leidsid sa üles Matteuse evangeeliumi? Amen? Matteuse 7 ja me loemegi salmist 7. Paluge ja teile antakse, otsige te leiate, koputage ja teile avatakse. Ja kui sa võid, siis keera jälle üks leht tagasi Matteuse 6. evangeeliumisse. Sest et palumine on väga, väga hea ja Ülo oli seal väga lähedal sellele esimesele. Peaaegu, et ta ütles õigesti ära selle asja ka. Ja Matteuse evangeeliumist loeme salmi 5. Ja kui te palvetate, siis ärge olge nagu silmakirjatsejad, sest nemad armastavad palvetada sünagoogides ja tänavanurkadel, et olla inimestele nähtavad. Tõesti, ma ütlen teile, neil on oma palk käes. Siin räägib nüüd Jeesus ja ta räägib sellest, kuidas mitte palvetada, eks ole. Ja siis ta ütleb salmis 7-8, ta räägib samamoodi, kuidas me ei peaks palvetama, et ärge lobisege ja et ärge pilluge palju sõnu. Ja siis ta ütleb salmis 8, et ärge siis saage nende sarnaseks, sest teie isa teab, mida teile vaja läheb enne, kui te teda palute. Ma olen tegelikult seda kirja kohta lugenud ja kuulnud väga-väga palju, aga sellele vaatamata võib see olla nagu selline suur ilmutus, et Jumal teab, et sa seda kõike vajad. Sest vahepeal me kristlastena, meil on selline huvitav komme, et me muutume selliseks hästi nagu oma silmis pühaks ja me mõtleme, et kui mul seda ei ole, äkki mul poleks seda vaja. No, kui mul seda ei ole, võib-olla see ongi Jumala tahe, et mul seda ei ole, et tühja sellest. Aga siin ütleb, et Jumal teab, et sul seda vaja on. Sul on seda vaja, kui Jumal arvab, et sul seda vaja on, siis sul on seda vaja. Me ei pea tegema sellist nagu ise tehtud niukast pühadust, vaid lihtsalt uskuma seda, et jah, mul on vaja, sest meil on nii palju vajadusi tegelikult elus. Meil on vaja iga päev osta toitu. Me ei saa nagu sellete hakkama, kui sa just ei taha paastuda, aga üldiselt vähemalt su perekond tahab ikka süüa, kui sina ka paastud ja päris pikalt sa ilma toituta ka ei ela. Pluss on sul nii palju muid vajadusi. Meie kliimavöötmes on sul vaja sellist ulualust, et sa talvel ära ei kõngeks külma kätte. Et meil on nii palju asju, mida meil on vaja, mitte ainult materiaalseid asju, vaid meil on ka kõik muud vajadused, mida need psühholoogid teevad selle vajaduste, sellise püramiidi. Et ma ei tea, mida sellest arvata, aga seal on kindlasti oma iva sees. Nüüd, meil on neid asju vaja. Aga sellegi poolest Jumal tahab, et me paluksime. On nii? Et kuidas siis saada kätte, mida iganes seda, et ta ütles siin, kuidas mitte paluda. Aga siin 9. salmis Jeesus õpetab meid, kuidas tuleb paluda. Loeme salm 9. Teie palvetage siis nõnda. Meie isa, kes sa oled taevas. Niimoodi tuleb paluda. On ju? Et nagu ma usun, et sa oled kuulnud sellest, et see ei ole see issa meie, nagu inimesed armastavad öelda, et see ei ole see palve, mille sa ette vuristad Jumalale, siis mõtled, et nüüd on kõik jube hästi. No,
kui sa üldse mitte midagi muud ei oska, ma arvan, et see on hea algus, aga ta annab nagu sellise kondikava selle kohta, mille pärast üldse palvetada. Aga ma usun, et see järjekord on siin väga oluline. Ütleb, et meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Et see on nüüd siin esimene asi, nii nagu Ülo ütles tegelikult, et me peame teada saama, mida tema tahab. Ja täpselt see on esimene punkt, esimene samm, mida me saame teha, et midagi vastu võtta. Me peame kõigepealt teadma, mis on Jumala tahe. Sest tegelikult küsimus ei ole selles, et Jumal ei tahaks. Sest usu mind, Jumal igatseb rohkem, kui sina kunagi oled igatsanud. Anda sulle kõike, mida sa vajad, mida sa igatsed, millest sa unistad. Jumal tahab seda kõike. Nüüd oluline on see, et meie saame sellest aru, et me saame pihta sellele, et Jumal tahab seda. On ju? Et meie peame tegema kindlaks, mis on Jumala tahe. Kui sa saaksid minuga keerata kirja Efeslastele. Kohe pärast kirja Galaatlastele, Efeslastele 5. peatükk. Efeslastele 5, salmis 17. Paulus on kirjutanud siis selle Efeslastele kirja. Ja salm 17 ütleb, seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on isanda tahtmine. Paulus ütleb siin, et kui me ei mõista, mis on isanda tahtmine, siis see on nagu, me väga targad ei ole. Et kui me võime mõelda, et Jumala tahe, et see on nii üle pead, seda ei saa ju teada saada, kuidas ma seda teada saan? Et vaatame, Jumala tahet saab niimoodi teada, et no vaatame, mis saab. Kui see asi niimoodi läheb, siis järelikult oli see Jumala tahe, aga kui läheb teistmoodi, siis järelikult oli see Jumala tahe. Oled sa kuulnud sellist asja nagu? Et vaatame, mis see Jumala tahe oli siis pärast lõppkokkuvõttes, on ju. Need salmid, mida me lugesime, räägivad risti vastupidist. See on minu vastutus saada teada, mis on Jumala tahe. Ma pean välja uurima selle. Kui kõik see, mis toimub siin maa peal, oleks Jumala tahe, siis Jumalal oleks midagi väga valesti. Sest et kui Jumal teeks kõike seda, mis tema tahe on, siis kõik inimesed oleksid päästetud. See oleks nagu Jumala esimene südame asi, aga kõik ei ole päästetud. Kui kõik, mis siin toimub, oleks Jumala tahe, siis ma ei tea, kas ma seda Jumalat teeliksin. Aga sellepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on isanda tahtmine. Et see on siis meie vastutus saada teada. Ja sellepärast Jumal andis meile oma sõna. Ta andis meile selle raamatu. Vähe sellest. Ta andis meile ka selle raamatu autori, kes elab sinu sees 24/7. Ta andis meile annid kogudusse. Ta andis apostli, prohveti, evangelisti, karjase õpetaja. Andis meile koguduse. Me saame üksteist julgustada sõnaga, et Jumal on meile nii palju kinkid selleks, et me saaksime teada, mis on tema tahe. Et me peame selle välja uurima, peame seda teada saama. Et see ei tule iseenesest lihtsalt äkitselt, näed. Et see on midagi, millega me peame natuke vaeva nägema. Amen. Seda sama kirja kohta, Efeslaste 5:17, ma tahaks lugeda sulle ühest teisest tõlkest, see on laiendatud piiblitõlkest. Ja siin ütleb, sellepärast ärge olge ebamäärased ega mõtlematud ega rumalad, vaid mõistke ja saage aru ja haarake kindlalt kinni sellest, mis on isanda tahe. Et kui ma ei tea Jumala tahet, siis ma võin käituda rumalalt, tõenäoliselt ma käitungi. Et ma proovin teha ühte asja, see ei toimi, ja siis ma proovin teha teist asja, see ka ei toimi nagu. Et ma võin teha kõiki neid selliseid nagu pealt näha väga õigeid asju, ma võin palvetada ja ma võin tänada ja ma võin tunnistada sõna. Ja see ei toimi ja tegelikult see ei ole Jumala probleem. Ma ei ole seda esimest sammu teinud.
üks samm jäi vahele ja see annab ennast tunda. Sa ei pea sinna pöörama, aga Paulus palvetas kolosslaste eest Kolossa kirjas ja ta ütles, et teid täidetaks tema tahtmise tundmisega kõiges vaimulikus tarkuses ja kogu arusaamises. Kui sa tahad üles kirjutada, see on kolosslastele 1.9, aga sa ei pea sinna keerama. Et me saame paluda sellist asja, et Jumal täidaks meid oma tahtmise tundmisega. Et see ei ole midagi, mis automaatselt sünnib. Et kohe nagu iseenesest tuleb see. Et see on midagi, mida me saame püüelda. Et Jumal annaks meile teada oma tahet. Et see on hea palve tegelikult. Isa, mida sa tahad minu jaoks? Mis on sinu plaan? Sest nii lahe asi on see. See on nüüd väga sügav ilmutus, pane hästi tähele. Jumal on targem kui sina. Tegelikult selles on nii suur iva, sellepärast, et me nii tihti, ma räägin endast, ma ei tea, sinust ma ei tea, aga ma arvan, sa oled samasugune inimene. Ma nii tihti ei arvesta sellega, et Jumal on targem kui mina. Ma kujutan ette, et on mingid asju, millest ta ei saa nii aru kui mina. Aga ta teab palju paremini, kui mina tean. Et kui Jumala plaan ja Jumala tahe on üks ja mina proovin teha mingi muu asja järgi, siis see lihtsalt ei toimi. Ja isegi me rääkisime sellest, et sa võid palvetada ja paastuda ja tunnistada ja tänada ja teha kõik asju. Et mis selle tulemus nagu on? Et kas on kellelgi juhtunud sellist asja, et Jumal tuleb, ütleb sulle, kuule, ma näen, et sulle mitte kuidagi istu see minu plaan, et okei, teeme teistmoodi siis, teeme teise plaani. Seda ei juhtu mitte kunagi. Malachi kirjas 3.6. See ei pea sinna jälle pöörama. Ma ei taha teid ära koormata täna. Sa võid endal kirja panna, aga mõnest kirjakohad kindlasti me läheme pöörama, aga mitte sinna. Jumal ütleb, et mina, isand, ei ole ennast muutnud. Jumal ei peagi muutuma. Jumal on täiuslik. Kui midagi on täiesti lõplikkuseni viimistletud, midagi on perfektne, siis see ei peagi muutuma. Et kui midagi peab muutuma, siis see midagi ei ole Jumal. Amen. Et Jumal ei pea muutuma. Et kui Jumal meid lõi, siis ma räägin nüüd endast, aga ma usun, et sa võid sellest võtta, sest ma ei taha seda nagu niimoodi. Tegelikult see käib sinu kohta täpselt samamoodi. Et kui Jumal meid lõi, siis ta pani meie sisse midagi endast. Ta pani meile teatud anded, ta pani meie sisse võimeid ja midagi sellist täiesti unikaalset, mida ta kellegi teise sisse ei pannud. Ja tema teab, milleks sa oled suuteline. Tema teab, kuhu sa sobid kõige paremini. Tema teab seda, kuhu sa ei sobi. Ta teab, kus on sinu piirid, võib-olla. Tema teab see, milles sa kõige parem oled. Et Jumal teab seda kõige paremini. Meie tihtipeale ei ole seda üles leidnud ja õnnelikud on need inimesed, kes on leidnud oma koha või kes on leidnud selle, kes on nagu suutnud ennast sobima panna. Aga see on meie kõikide jaoks. Et me võime teada seda, kuhu Jumal on meid plaaninud ja paigaldanud ja ma mõtlen, see on maailma parim koht, kus olla. See on, ma olen nii tänulik Jumalale, et seda ma küll ei plaaninud. Et see on nii lahe olla Jumala plaanis. Appi, pole võimalik. Ma ei teadnud enne. Aga lahe. Et sa võid leida oma koha. Ja see koht ei ole see koht, mille mina välja valisin. Sa võib-olla isegi ei mõelnud selle koha peal üldse. Aga see oli midagi, mis oli Jumal südames algusest peale. Ja kui sa oled seal, siis sa tead. See on kõige parem. Nii et Jumal siis ei muutu. Ja kui sa oled teinud asju, mis nagu ei toimi, nii palutšajad sa nagu siukene. Et pingutad hirmsasti ja ponnistad ja mitte kuidagi ei tule välja, siis tead, ära sattu masendusse.
ei ole üldse vaja. Lihtsalt küsi Jumala käest, mida sina tahad, et ilmselgelt on siin nagu erinevus selle plaani vahel, mis minul on enda elu jaoks ja selle vahel, mis sinul minu jaoks on. Et Jumal ei ole kade. Jumal ei taha hoida varjul sinu eest oma plaane, oma tahet. Jumal tahab sul seda näidata, aga ta vajab seda, et sina küsid seda, et sa igatsed seda teada saada. Ja meil peab olema süda, mis tahab ka teha seda. Et vaata, see ei toimi niimoodi, et Jumal, ütle mulle, mida sa tahad, et ma teeksin. Ja siis ma valin, kas ma tahan seda teha või ei taha. See ei lähe hästi läbi. Selles suhtes on päris hea. Aga tegelikult, kui sa saad aru, miks ta seda teeb või miks ta siis seda ei tee, siis sa oled talle väga tänulik. Selleks, et kuulda Jumala käest tema plaane meie suhtes, me peame olema valmis tegema seda, ükskõik mida mis see meie pealkiri oli siin, mäletab keegi? Kuidas võtta vastu mida iganes. Et kui sa tahad võtta vastu mida iganes, siis sa pead olema valmis andma mida iganes. Et Jumal, mida iganes sa tahad minu jaoks, ma olen valmis ja siis ta näitab sulle. Ja tegelikult me võime ise ka näha seda, et kas me siis päriselt olime ka valmis tegema seda, mis ta tahab. Et palvetame, vahest on mõni inimene, palvetab, Jumal, mida iganes sa tahad, saada mind, kuhu tahad, tee mida tahad. Ja siis Jumal ütleb talle, sinna või, seda ma küll ei tee. Selle inimesega, mitte kunagi. Et me saame ise ka nagu oma sellest südame motiivist pärast aru. Aga no ise sa oled palunud. Või vahest mõni inimene ütleb, et Jumal, kasuta mind, tee mis tahad, kasuta mind nii palju, kui sa saad. Ja tead, Jumal vastab sellistele palvetele. Jumal hakkab sind kasutama, sa leiad ennast koguduses tegema üht asja, teist asja, kolmandat asja ja sul läheb hästi selles ja siis teed juba sa hakkab tunduma, kuule, see on juba nagu töö mul. ja see muudkuga kasvab ja sa ütled, et Jumal, nad kasutavad mind ära. Aga seda sa ju palusidki. Et see on tegelikult nii hea, kui Jumal saab sind kasutada, sa oled talle kätte saadav, sest et Jumala jaoks ei ole orjasid. Jumal ei kasuta sind orjana kunagi. Jumal annab sulle alati tasu selle eest, kui sina otsid teda, kui sina teed tööd tema jaoks, kui sina annad ennast talle, et ta saaks sind kasutada, siis Jumal ei jää mitte kunagi võlgu. Ta ei ole nagu see tööandja, kes unustab ära, mida sa tegid tema jaoks. Jumal ei unusta ühtegi asja ära. Tal ei lähe meelest mitte ühtegi pisi asja, mida sina tegid tema jaoks. Oli see siis, kui sa palvetasid kellegi eest, Jumal näeb igale poole, ta näeb salajasse, ta näeb sinna, kuhu ükski inimene ei näe. Jumal tasub sulle, nii et sa ei pea kartma, et sind kasutatakse ära ja mis nüüd saab. Aga vaatame, mida Jeesus tegi. Et Jeesus on meie usu eeskuju. Amen. Jeesus on see, keda me järgime. Jeesus oli see, kes ütles, et me peaksime palvetama, et Jumal, sinu tahe sündigu. Jeesus elas ise niimoodi. Johannese evangeeliumis, kui sa tahad, sa võid pöörata sinna. Johannese evangeelium 6. peatükk. Jeesus räägib, et ma ei ole ju taevast tulnud alla oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Et see oli Jeesuse elu. Jeesus ei teinud siin maa peal mitte midagi omast peast mõeldes, vaid ta ütleb, et kõik, mida ma tegin sinu tahtmist mööda, isand. Et mitmes kohas evangeeliumites on nagu see, kus Jeesus räägib sellest, isand, ma tulin sinu tahtmist tegema ja Vanas testamendis juba ette kuulutatud Jeesuse kohta. See, et ma tulin sinu tahtmist tegema, isand. See oli ainus põhjus, miks ta siia maa peale tuli, et teha isa tahtmist. Ja kui sa keerad ühe lehekülje edasi, Johannese 7:17, räägib Jeesus jällegi, kui keegi tahab teha tema tahtmist, ehk siis Jumala tahtmist, küll ta tunneb õpetusest ära, kas see on Jumalast või ma räägin iseenesest.
nüüd ühes teises tõlkes öeldakse niimoodi selle sama salmi kohta, Johannese 7:17. Igaüks, kes valib teha Jumala tahet, saab teada või avastab siis, kas minu õpetus on Jumalast või ma räägin iseenesest. Et nüüd need võtmesõnad on see, et valib teha Jumala tahet, siis ta saab teada. Et sina pead kõigepealt valima selle, et ma teen Jumala tahet ja siis sa saad teada. Et see ei ole niimoodi, et sa saad teada ja siis sa nagu valid. Et kõik on paigas, kõik on õiges järjekorras. Et jah, et palumine on tähtis, aga see ei ole esimene asi, et ma pean kõigepealt saama teada. Salm 15, aga see ei ole vist see kirja koht. Peaks tegelikult minema Johannese kirja. Ma olen selle kirja kohe endale jätnud ära märkimata, aga ma tean, et see on esimeses Johannese kirjas, piibli lõpupoole. Jah, siin jällegi räägitakse Jumala tahtest. Esimese Johannese kiri, siis 5:15. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis me teame ka, et meil on käes need palved, mida me oleme temalt palunud. Et kõigepealt on sul siis vaja teada Jumala tahet ja siis, kui sa palud, siis sa võid olla kindel, et see sulle sünnib. Nüüd Johannese 15:7 evangeeliumisse tagasi minnes, kui sa ei jõua, siis sa ei pea jällegi pöörama. Ütleb, et kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ja see sünnib teile. Et siin on jällegi see, mida iganes. Aga salmi esimene pool ütleb, et kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, mismoodi saavad tema sõnad minusse jääda? Ma pean teadma tema sõna, ma pean tundma tema sõna ongi tema tahe. Amen. Et kui sa hindad kellegi sõna, siis see sõna iseenesest ei ole ju midagi nii hinnalist, sest et sõnad on, igas keeles on sõnad. Et nagu iseenesest sõna ei saa olla hinnaline, aga sa hindad sõna selle järgi või selle tõttu, kes selle sõna on öelnud. Et me ju hindame, vahest inimesed hoiavad alles kellegi kirju, mingi 40 aastat ilusti kuskile ilusasse paberisse ära pakitud. Hoiavad oma neid kirju alles, et ma ei tea, need kirjad võib-olla iseenesest ei oleks nii erilised, kui selle kirja kirjutaja oleks selle inimese jaoks nii eriline. Nüüd, kui mina armastan seda inimest, kes selle sõna on öelnud, siis ma tahan teha seda, mida tema tahab. Ma tahan talle teha head, ma tahan teha seda, mida tema tahab. Et ma loodan, et Ketlin ei ole selle vastu, aga ta on nii hea näide minu jaoks. Et mul on üks sõbranna, Ketlin, käisin tal just külas ka. Et ma tooks üks väikse näite, see võib-olla aitab natukene teha. Et oletame, ta tuleb mulle külla. Ta käib mulle aeg-ajalt külas, kui ta tuleb Tallinnas, siis tuleb mulle külla. Ja kuna ma tunnen teda juba hästi, ma juba tean, mis talle meeldib. Ja ma tahan seda teha. Ja piibel ütleb meile, et me peaksime tegema head ja osutama külalislahkust, eriti neile, kes on meie usukaaslased. Galaatlastele 6:10 ütleb, et nii siis, kui me veel on aega, tehkem head kõikidele, eriti aga usukaaslastele. Ja nüüd ma tean, et Ketlinile meeldivad väga üllatused.
ta on hästi lahe inimene. Tegelikult ma usun, et kõikidele inimestele meeldivad üllatused, aga selleks, et kellelegi teha sellist üllatust, mis tõesti mõjuks üllatusena, sa pead seda inimest tundma, sest muidu võib see olla selline väga ebameeldiv üllatus. Et sa pead teadma, kui sa tahad kedagi üllatada, siis sa pead enne teadma, mis asi see on, mis talle meeldiks, mis asi teda üllataks. Et sa võid seda ise proovida kellegi teise peale, et proovi kedagi üllatada, aga uuri välja, mis talle meeldib. Et ma tahan nüüd teha Ketlinist terve siukse loo, et ütleme, ta jõuab minu juurde hilise praamiga, ta tuleb Helsingist ja jõuab kuskil pärast keskööd. Ma tahaks talle hirmsasti üllatust teha. Aga ma ei tea, mis üllatus teha. Et ma tean, et talle meeldib üllatus, aga ma ei tea. Ja siis me jõuame sinna teise sammu juurde. Me räägime ikkagi Jumala tahtest veel ja me räägime sellest, kuidas asju vastu võtta. Et see on tegelikult asi, mida meil on vaja, on ju. Meil on vaja sõpru, meil on vaja hoida neid sõprussuhted, mis meil on. Et kui mina annan kellelegi midagi, annan oma sõprust kellelegi, siis ma saan seda vastu. Et meil on vaja neid asju. Et see on üks näide, mis ma siis täna kasutan seda, et ta tuleb mulle külla, ma tahan talle teha üllatust, aga ma ei tea, kuidas seda teha. Ja siis ma palun. Ja teine punkt, siis esimene oli meil siis see, et me peame saama teada Jumala tahte. Teine on see, et me palume. Jakobuse kiri 4.2 ütleb, et te himustate ja teil ei ole. Te taplete ja tapate ja ei suuda mitte midagi saavutada. Te tülitsete ja sõdite. Teil ei ole, sest te ei palu. Jakobus ütleb nii konkreetselt ära. Teil ei ole, sest te ei palu. Aga läheme Luuka evangeeliumisse. Luuka 11. Et siin räägib peaaegu nagu sama asja, mida me enne lugesime Matteuse evangeeliumist. Aga sealt tuleb pärast natukene siukseid toredaid nüansse juurde. Luuka 11 ja ma loen salmist 2 alates. Aga tema ütles neile, kui te palvetate, siis ütelge, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu. Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva. Et nüüd Jeesus julgustab meid paluma igapäevase leiva suhtes. Nagu me enne rääkisime, et teab ju, et meil on vajadused. Et ta tahab neid täita. Ja see on asi, millest sa võid saada väga rajatud, et Jumal tahab täita sinu igapäevaseid vajadusi. Mitte ainult leiba, aga sa võid ka vorsti paluda leiva peale. Et sa võid paluda seda, mis sul on vaja. Et kõik on kuulnud tervislikust toitumisest, et tegelikult kui sa ainult leiba sööksid, see jääks natukene ühekülgseks ja ma usun, et Jumal ei taha, et sa nii ühekülgselt toituksid, et küsi Jumala käest head toitu, mis on tervislik sinu ihule. Teine asi oli siis, me peame paluma. Et kui ma olen teinud kindlaks, mis on Jumala tahe, siis ma võin julgesti paluda. On ju? Ma palun. Jakobuse 1.5 ütleb, et kui kellelgi teist jääb vajaka tarkust, siis ta palugu Jumalalt, kes kõigile annab heldelt ega tee etteheiteid ja talle antakse. Nüüd, mul oli see küsimus, et mis üllatuse ma siis Ketlinile teen. Ja palun ja Jumal tuletab mulle meelde, et kuule, talle väga meeldivad igasugused magusad asjad. Et seal Helsingis on nii kallis kõik see koogivärk ja kuule, hangi talle mingi kook kuskilt. Kus ma selle koogi keset tööd võtan? et siin maa peal ei toimi iseenesest asjad. Et ma nüüd tean, et ma tahan teha üllatust ja ma tean, et ma aga et ma saaksin, et see oleks hea mõte teha või honkida talle kook kuskilt. Ja mul ei ole ühtegi head kooki kuskil käe pärast võtta ja poed on ka kõik kinni juba. Siis mis on siis järgmine samm, mis ma peaks tegema? Kõigepealt saime teada Jumala tahte, siis palume. Kas me ei ole seda kirja kohta üldse lugenud veel?
lugesime alguses, aga teisest kohast. Luuka 11, oled sa seal Luuka 11, on ju? Seal on 9. salm. Mis seal ütleb? Jeesus räägib, et paluge ja teile antakse. Et palusin, sain tarkust. Siis järgmine asi on mis asi? Otsige te leiate, väga hea. Siin mõned loevad piiblit kaasa, väga hea. Siis ma pean otsima. Siis ma võtan oma telefoni raamatu, võtan lahti, mõtlen, kus ma saaks kooki. Kell 1 öösel. Laev jõudis nii hilja, poed on kinni, kus ma seda kooki saan. Mul tuleb meelde, Karmen on meil sellise hea käega, ta küpsetab mingid nii häid kooke. Ja mõtlen, et Karmen on hea mõte. Lahe. Nüüd, ma ei tea, kas tal on üldse kooki keset tööd ja ma tean, et Karmen läheb väga vara magama, sellepärast ta nii hea välja näebki. Aga mul on rahu südames. Ma tean, et see on õige asi, mis ma pean tegema, et ma pean üllatama Ketlinit, ma pean talle viima kooki ja ma saan selle koogi Karmeni käest. Ja kell on 1 öösel. Sulle see võib kõlada utoopiliselt ja minul on see väga eluline, selles suhtes, et seda ei ole veel küll päris praktiliselt juhtunud, aga ma ei imestaks, kui selline olukord tekiks mulle. See ei ole nüüd muidugi möödapääsmatu, saad aru, selles mõttes, et kindlasti on elus palju pakilisemaid asju. Kindlasti on selles mõttes, inimestel on palju suuremad vajadused kui see, et sa tahad oma sõbrale keset tööd kooki viia. Aga ma loodan, et sa saad aru nagu sellest, et see võib-olla aitab sul võib-olla näha mingit oma olukorda, kus sa saad seda kasutada. Et mul on siis teada, mida ma pean tegema, mida ma järgmisena ette võtan. See sama kirjakoht, mida Ain meil siin aitas lugeda, aitab meid natukene. Kas keegi saab siit lugeda? Luuka 11.9. Koputage, õige, koputage. Ja, koputage teile avatakse, et ma tean Jumala tahet, ma olen palunud, ma olen otsinud, nüüd on mul vaja koputama minna. Õnneks elab ta 1. korrusel, ma saan koputada minna. Ma lähen siis kella 1 aeg sinna koputama. Loeme vahepeal koos piiblit. 5. salmis see samane Luuka evangeelium 11. peatükk ütleb, et Jeesus ütles neile, kui kellelgi teie seast oleks sõber, täpselt nagu minu olukord, ütle nüüd, et ta oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle, sõber, laena mulle 3 leiba, sest minu sõber on rännakul tulnud mu juurde ja mul ei ole mitte midagi talle pakkuda. Hämmastav farnasus on ju. Kas ta saaks toast vastata, ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis ja ma ei saa üles tõusta sulle andma. Ma olen kindel, et ükski inimene, kui ta magab õndsa und, ta on juba mitu tundi voodis olnud, ta on kõige parem uneaeg. Iluuni on sellel ajal täpselt. Ja keegi tuleb, koputab sulle rõdu peale või ukse peale. Keegi ei ole väga õnnelik selle üle. Ma tean, mul on see viimane suvi, mul oli täiesti perioodiliselt seal kohas, kus ma elan, seal hoovi peal. Mulle tundus, et see oli iga hommik oli niimoodi. Meil on koridori ja uks on alt lukus, aga kuidagi ma läbi akende kuulan seda, mis hoovi peal toimub. Ja seal oli peaaegu iga hommik toimus mingi siuke asi, et mingisugune oma morsekood oli seal. Oota. Ja siukene koppimine käis ukse peale ja siis niimoodi tükk aega niimoodi mitu korda seda koodi pandi läbi ja siis tuleb see Vassili! Te slõšed! Ja kell on 8 ja laupäeva hommik. Ma nii tahaks nagu magada, et mõtlesin, et ainuke päev, kus ma saan magada. Ja ma juba mõtlen, et kuule Vassili, äkki sa teed talle ukse lahti ja muidugi ma ei lähe Vassilile ütlema, aga see käib ilgelt närvidele ja ma mõtlen, et kui keegi minu ukse taga niimoodi kopiks, siis ma teeks ruttu, sest ma mõtlen, mida mu naabrid mõtlevad. Kui keegi arvaks, Loona!
sellepärast mul oleks päris piinlik, siis ma mõtlen, et appikene vaesed naabrid, mida nad peavad kannatama minu sõbra pärast, kes tuli sinna ukse taha koppima. Nii et ma olen seal Karmeni ukse taga kell 1 öösel. Ja Karmen, ta vist väga õnnelik ei ole. Aga ta teeb mulle ikkagi lahti. Ta teeb ikkagi lahti mulle ja ta laseb mind sisse. Halleluuja, ma sain sisse. Ma veel ei tea, kas tal on üldse kooki ja kas mulle on sellest abi. Aga ma tean, et mul oli rahu südames, ma pean minema Karmeni juurde ja ma pean küsima tema šokokooki. Nüüd ma olen siis saanud teada tahte, ma olen palunud, ma olen otsinud, ma olen koputanud. Nüüd ei ole see koht, kus sa põnnema lööd. Sest ma tean, tegelikult niisugune eestlasele omane on nagu selline asi, et kui sa oled juba sinna pärale jõudnud ja siis hakkad äkki nagu alandlikku mängima, et tegelikult ei oleks ikkagi vaja. Tegelikult ma ei tahtnudki tüli teha. Et ega sa ometi ei taha ju mulle anda või ega sa ju ei saa, on ju. Niisugune, et sa oled juba nii kaugel ja siis sa mõtled, et nagu hakkad ennast vabandama, et tegelikult ega mul nii väga vaja ei olegi. Ma ajasin sind keset tööd üles, aga ja siis me mõtleme, et me oleme hästi alandlikud, et Jumalale hästi meeldib selline suhtumine. Jah. Selline mees oli nagu Mooses. Olete kuulnud Moosesest midagi? Ma usun, et kõik on kuulnud. Jumal ilmutas talle ennast. Jumal kutsus Moosest väga suurejooneliselt. Ta pani põõsa põlema, ingel ilmutas ennast talle ja see oli nagu nii suurejooneline Jumala lähedalolu ja Jumal kutsus Moosest, ma tahan sind kasutada. Ja mida Mooses tegi? Mooses ütles, et jaa, muidugi, kohe tulen. Oli nii või? Ei olnud. Mooses ütles, et Jumal ütles, et Mooses, ma tahan sind kasutada. Mooses ütles, et kuula Jumal, sa ei taha mind. Tegelikult sa ei taha mind. Tead, sa oled ära unustanud, et ma olen iga posti peal seal Egiptuses, mul on kõik minu pildid on seal, ma olen taga otsitav FBI poolt. Selle egiptlase tapmise pärast seal. Juba 40 aastat ma nagu, Vaaro, pane mind kinni kohe. Sa oled ära unustanud selle või? Ja tegelikult üleüldsegi, mul nagu nii ei oska rääkida. Ma olen ainult siin nende lammastega hänginud ja sa ei taha mingit 80 aastast ätti endale ju. Jumal, mõtle nüüd ka natukene. Ja siis me mõtleme, et jube alandlik vaata, et Jumal tahab kasutada ja ma mõtlen, et tegelikult sa ei taha mind. Piibel ütleb, et Jumal vihastas selle peale. Et see näitab, mida Jumal arvab sellest nagu meie sellisest võltsalandlikkusest. Kas sa üllatad Jumalat sellega, et sa ütled, et mis on minust? Sa ei taha ikka mind kasutada, vaata, missugune ma olen. Ja ega Jumal ei tea ju, missugune sa oled, on ja? Sa nii üllatasid, kuidas, mul selle tapmise asi läks üldse meelest ära. Kuule, mõtle natuke, ma tulen pärast tagasi. Kuule, Jumal ei ole ju selline. Jumal teab iga pisi asja sinuga seoses. Kui ta kutsub sind, siis ta seda ka mõtleb. Et meil ei ole mõtet hakata lolli mängima ja tegema mingit alandlikku nägu omast arvast pähe. Jumal vihastab siukest asjade peale. Ja siis, aga Jumal, sa pead mind aitama. Jube suur üllatus ka. See oli küll Jumal, nagu ta ei tulnud selle peale, et ta peab aitama sind. Sul oli vaja Jumal abi täna selleks, et hommikul voodist üles tõusta. Et iga samm, iga liigutus, mida me teeme, tema vägi on see, mis kogu seda universum hoiab töös. Jumal aitab meid, loomulikult aitab, et see ei ole üldse isegi küsimus. Aga me ise mõtleme nii suureks, me vahest üritame Jumalale midagi meelde tuletada, kuule, vaata, see on nii ka veel. Sa ei üllata Jumalat mitte millegagi. Et kui Jumal ütleb mulle, mine,
siis mida ta tahab näha? Või mida ta tahab kuulda? Kas ta tahab kuulda üldse midagi? Tahab midagi kuulda? Kui ta ütleb mine, siis ta tahab näha, et ma hakkan minema. Et mis ega siis poleks? Et kui ma siis tahan midagi saada, midagi vastu võtta, siis mina pean tegema oma osa. Et me juba rääkisime sellest, mis on minu osa. Kas on veel midagi peale selle, et ma kõigepealt teen kindlaks, mis on Jumala tahe, et ma palun, et ma otsin, et ma koputan. Või siis nagu tegutsen aktiivselt. Koputamine on suht aktiivne tegevus, on ju? Mul tuli üks koputamise lugu veel meelde. Seal oli need olid päris head koputajad. Mäletad neid nelja meest, kes oma sõpra kandsid Jeesuse juurde? Ma ei praegu ei tea täpselt, kus see lugu on Piiblis, see on evangeeliumites. Aga nad koputasid päris kõvasti, koputasid selle katuse sealt pealt ära. Ja Jeesuse jalga ette. Ja need mehed said, mida nad tahtsid, sest nad olid täitsa kindlad selles, et Jumal tahab tervendada meie sõpra ja nad ei läinud enne minema, kui nad olid seda näinud. Nii et me peame tegutsema, et see on aktiivne, kui meil on teada, mida Jumal tahab ja me oleme palunud ja otsinud ja leidnud, siis me peame tegutsema selle varal. Et viimane asi siis, ma ei tea, võib-olla need asju veel, aga see on see, mida mina arvan, et mida ma usun, et see on see, mida Jumal ootab meilt. Ma usun, et ta ei taha meilt 125 asja, mida me eluses meelde ei suuda jätta. Aga ta on kirjutanud meile oma sõnas väga lihtsalt, mida me saame teha ja mida me peaksime tegema, sest et kõik need asjad on need. Jeesus ütles, et koputage. Kes ütles? Kes ütles seda, et koputage? Jeesus ütles, aga kes koputab? Mina koputan. Kes ütles, otsige? Jeesus ütles, kes otsib? Mina. Et need on asjad, mida mina teen. Aga see on lahe tegelikult, sest mina saan neid teha. Et see ei ole, et mina ei oota Jumala järgi. Ma ei oota, et Jumal, millal sa teed mulle seda. Me kunagi ei oota Jumala järel. Jumal ootab meie järel ja ta on tegelikult nii kannatlik olnud meiega. Aga tänu Jumalale, ta on nii pika meelega. Ja 5. punkt, mis ma panin kirja, on see, et ära kõhkle uskmatuses ja ära esita küsimusi, vaid ole usus. Selles mõttes, et hoia usus kinni sellest. Kui sa oled teinud kõik, siis sinu usk olgu kindel. Johannes evangeelium 2.5 räägib Kaana pulmast ja sellest Jeesuse esimesest imeteost. Ma seda tervet lugu ei hakka teile lugema praegu, aga Jeesus seal andis mõned korraldused, mis tuleb teha selleks, et see vajadus seal täidetud saaks. Ja siis Jeesuse ema kuulis seda ja tema ütles teenritele, mida iganes tema teile ütleb, seda tehke. Paned tähele jälle, mida iganes. Tegelikult ta ema ütles enne seda, kui Jeesus oli üldse midagi öelnud. Jeesus polnud jõudnud veel mitte midagi öelda. Aga tema ema ütles, et ükskõik, mida Jeesus teile ütleb, tehke seda. Ja need, kes seal iganes olid seal toimkonnas, seal pulma laua jaoks, nad oleks nüüd mõelda, kuule. Meil siin pidu käib, mis asja sa tahad meil panna vett tassima? Nad on seal ülikondadega, ja sa tahad neid panna neid raskeid, neid veenõusid seal vedama. Higi voolab. Vett, no kuule, come on, meil on vett seal küll. Miks ma pean seda tegema? See on nii mõttetu ju. Kui nad oleks niimoodi mõelnud, kas see ime oleks sündinud seal? Ei oleks. Nad tegid seda. Nad ei esitanud küsimusi. Miks me sihukest asja peame tegema? Nagu kuule, ükski normaalne inimene ei mõtle niimoodi. Ükski normaalne inimene ei tassi vett ühest kohast teise, et siis sellest midagi saaks midagi muud. See ei ole võimalik, see on ju võimatu. Nagu me alustasime, et nii palju asju on inimese jaoks võimatu. Aga Jumala jaoks on kõik võimalik.
kui Jumal ütleb sulle midagi, siis see on võimalik. Nii et me ei pea esitama küsimusi, vaid me peame Jumalat usaldama. Nüüd üks väike asi, mida ma tahaks selle usaldamise kohta lihtsalt mainida, on see, et mida mina ise olen enda elus teinud. Mul on selline mõtteviis olnud, et meil sellistel usu inimestel on see kuidagi, meil läheme nagu natukene voolame üle selle usaldusega. Et piibel räägib meil sellest, et me peame Jumalat usaldama. Aga me ei tohi muutuda nagu selliseks kerge usklikuks. Et ole usklik, aga ära ole kerge usklik. Et ära lase kuradil ennast lollitada või ära lase mõnel inimesel ennast lihtsalt aneks tõmmata. Selles mõttes, et sa ei pea usaldama keda iganes. Sa pead usaldama Jumalat. Et sa võid usaldada tema sõna. Sa võid, sellepärast ma ütlesin teile, et võtke oma piiblid, et sa ei pea mind usaldama, aga usalda seda, mis siin kirjas on. Et ükskõik, kes ta poleks, sa pead olema kindel, et see on kõik ühel joonel Jumala sõnaga. Et selleks, et kedagi usaldada, ta peab võitma kõigepealt sinu usalduse. Et kui sa usaldad kedagi mõnda inimest, siis sa pead teda väga kaua tundma ja sa pead saama teada, et ta on väärt minu usaldust. Et sa võid küll mõnda inimest tunda kaua ja sa võid selle aja jooksul olla täiesti veendunud, et ma ei saa teda üldse usaldada. Et selles mõttes tundmisest üksi on vähe, aga Jumal ei ole mitte kunagi alt vedanud mitte kedagi. Mitte keegi ei saa öelda, et Jumal vedas mind alt. Inimesed ütlevad niimoodi, aga nad ei saa aru, millest nad räägivad. Nii et me saame usaldada Jumalat ja see on asi, mis on meile õnnistuseks ja mis on nii oluline meie vastuvõtmisel, et kui me tahame saada mida iganes, siis see on see, mis on oluline osa sellest vastuvõtmisest. Pöörame veel korra roomlastele 4:12. Sest kui need, kes on seadusest, oi, mul on vale kirja kohta. Siin räägib Abrahamist ja 4:12, et ta oleks ka nende ümberlõigatute isa, kes ei ole üksnes ümberlõigatud, vaid käivad ka meie isa Abrahami usu jälgedes, mis tal oli ümberlõikamata põlves. Et Abraham on siis meie usu isa. Et kui me mõtleme selle peale, kuidas Abraham nagu käis Jumala järgi, siis see on nii tohutult hea eeskuju. Et see ei olnud niimoodi, et Abraham oleks küsinud, et kuule, et mis siis saab, kui ma siin, et mis mind seal ees ootab, et kus maale me läheme ja kas seal ikka mul loomadele toitu on ja kas mul lastel on seal ikka mingid normaalsed koolid, kus ma neid saan panna. Et ta ei hakanud küsima küsimusi. Jumal ütles talle, mine. Ta isegi ei teadnud, kuhu ta läheb. Naabrid, tuttavad, sõbrad küsisid, et Abraham, kus sa lähed? Küll ma saan teada, Jumal ütleb mulle. Ta oli kindel oma usus, ta teadis, et Jumal on vägev tegema seda, mida ta on tõotanud ja ta juhib mind just sinna, kuhu vaja. Et siis, ja Jumal juhibki meid sammhaaval ja ta näitab ette ühte sammu korraga. Tegelikult meil ei olegi vaja rohkem teada ja see võtab sul selle pinge nii maha, et kui sa natuke rohkem teaksid, siis ma usun, et me läheksime, friigiksime auti. See ei ole üldse eestikeelne sõna, aga ma ei tea ühtegi head vastet sellele. Aga see häiriks meid tegelikult. Meil ei ole vaja rohkem teada kui üks samm. Ja kui me teeme selle sammu, siis ta näitab meil järgmise sammu. Ja niimoodi me vaikselt kasvamegi. Amen. Läheme veel viimasesse kirja kohta. Ja see on ikkagi Matteuse 7. Matteuse 7. Ja ma arvan, et me loeme 24. salmist alates. Iga üks nüüd,
kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule ja sadas paduvihma ja tulid vetevood ja puhusid tuuled ning söössid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Mäletad, alguses me rääkisime sellest, et Piibel ütleb, et ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on isanda tahtmine. Ja siin ta räägib siin, et see oli arukas mees. Nüüd, kas sellest oleks olnud kasu, et no ilmselgelt see mees teadis, mis on Jumala tahtmine? Oled nõus minuga? Nüüd, kas sellest oleks olnud kasu, et ta lihtsalt teadis Jumala tahtmist, aga ei teinud selle järgi? See ei oleks teda aidanud. Sest et see on tähtis, et kui sa saad teada, mis on Jumala tahe, et sa ka teed seda. Sest tegelikult ühes teises kohas Jeesus räägib tähendamissõna selle kohta, et kus isand läks ära võõral maale, ta andis vastutuse seal oma sulastele ja siis osa sulaseid tegid seal kurja ja need, kes teadsid, et nad teevad valesti, need said palju hoope. Ja need, kes ei teadnud, said vähe hoope, aga ikkagi ilma ei jäänud. Et tegelikult Jumal on nii armastav, ta ei taha meid karistada ilma asjata. Sellepärast me rääkisime ka sellest alguses, et tegelikult sa ei taha teada Jumala tahet, kui sa ei ole kindel, kas sa oled valmis tegema seda. Kas su süda on valmis ütlema, jaa, Jumal, mis see ka poleks, mida iganes. Et me peame valmistama oma südant. Mõtlen, see on võimalik meile kõigile. Et tegelikult kogudustes ei ole väga palju inimesi, kes oleks ennast nagu nii-öelda maha müünud Jumalale. No, selle mõttes see kõlab halvasti, aga ma mõtlen, et kes oleks andunud, kes oleks pühendanud ennast Jumala jaoks. Et see ei ole tegelikult väga levinud. Paljud inimesed teevad üht-teist, aga mõtlen, ma tean, mina võiksin pühendada palju rohkem Jumalale, et me kõik saame teha midagi selleks, et anda ennast Jumalale rohkem ja rohkem ja teha tema tahet. Et me peame söandama teha selle otsuse, et Jumal, ma tahan seda, mida sina tahad. Lihtsalt, kui me mõistame, et see ongi kõige parem, see on see, milleks ta mind loonud on, see on see, et see enam paremat kohta pole olemas kui Jumala tahtes, kui see, kui ma teen seda, mida tema tahab. Et see on nii eriline. Ja samas, kui sa mitte kunagi selle sisse ei astu, sa ei saa mitte kunagi teada, kuidas see on. Ja see oleks nii kurb, kui me elaksime oma elu ära, oma elu õhtul, siis ma mõtlen, et ma olen teinud terve elu ainult enda tahtmist. See oleks nii kurb päev, et mina ei taha seda. Et ma lihtsalt raiskasin oma elu ära ja et loomulikult, kui keegi õpib Jumalat tundma alles oma hilises nooruses 70-ndatel, 80-ndatel. Jumal õnnistab teda, selles mõttes, et ei ole probleemi, aga kui sa teenid Jumalat poolikult ja kui sa tead, mida sa võiksid teha ja peaksid tegema ja lihtsalt nagu aega on veel. Et ma ei tea, minu meelest on selles on midagi nii püha ja midagi nii erilist, kui sa saad kiikida Jumalale oma parimad aastad. See on see, mida Jumal igatseb meilt ja tegelikult see on see, mida sa igatsed tegelikult talle anda, sest et kui sina annad Jumalale parima, mis sa arvad, kas tema hoiab oma parima sinu eest tagasi? Never, mitte kunagi. Et see on jah, kuigi Jumala tahe ei ole alati kõige selline mugavam asi. Et ta võib sind saata küll mõnda sellisesse kohta, et sa mõtled, et seal ei ole ju kõiki mugavusi ja see ei ole üldse nii tore, kui kodus oli. Aga sa tead, et kui sa oled selle keskel, siis ta ei saada sind sinna selleks, et sa lüüa saaksid. Ta saadab sind selleks, et sa saaksid seal võidu ja sa saaksid seal tugevaks seespidiselt ja igatepidi. Et see oli püha vaim, kes juhatas Jeesuse kõrbesse. Tal ei olnud seal väga mugav olla. Et see ei olnud võib-olla kõige mõnusam koht. Aga
ongi kuulnud sellest, et rasked ajad ei jää kestma. Et see ei olnud ju mingisugune pikk periood, mis Jeesus seal oli, ta oli seal 40 päeva ja pärast seda tuli, ta oli täis püha vaimu. Pärast seda hakkas tema päris teenistus pihta. Et kui me loeme Hiobi raamatut, siis jääb mulje nagu terve tema elu oligi üks viletsuse org. Tegelikult see oli vist mõned kuud või igal juhul see ei olnud väga pikk periood, kus Hiobil oli selline nagu läbikatsumise aeg. Et pärast kui ta oli selle testi läbi teinud ja sellest ajast läbi läinud, siis tema elu lõi alles tõeliselt õitsele, kui ta enne oli olnud kogu piirkonna kõige edukam inimene, siis see, mis pärast seda juhtus, pärast seda läbikatsumist, siis see oli lihtsalt kirjeldamatu, mis Jumal tegi tema elus, et Jumal igatseb neid asju teha, et selles pole üldse probleemi, et Jumal ei tahaks meile teha, ta tahab nii väga. Küsimus on, kas meie tahame seda, kas me julgeme uskuda seda, et ta tahab. Sest tegelikult kui see on sinu jaoks nii reaalne, kui sa tead midagi, mis on hea, kui sa usud sellest, siis sul ei ole üldse mingi probleem, loomulikult ma tahan kõige paremat. Kui sa võid minna poodi, ma ei tea, oletama, sa tahad osta endale autot. Ja kui sa ütled, et ükskõik, mis auto sa välja valid, see ei lähe sulle mitte midagi maksma. Sa valid ju selle kõige parema välja. Et sa ei hakka ju mõtlema, et ei tea. Kui ma mõtlen, see ei lähe sulle mitte midagi maksma, et saada kätte Jumala parim. Lihtsalt peame uskuma seda. Ja mõtlen, Jumal saab aidata tegelikult isegi selles asjas, Jumal aitab meid. Filiplastele 2.13 ütleb, et sest Jumal on see, kes teist tegutseb, et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Jumal saab aidata sind, et kui sa mõtled, et mul ei ole kõik täpselt nii läinud, nagu ma arvan, et oleks võinud minna, et ma tean, et ma ei ole nagu Jumala plaanis päris sees, siis sa võid minna täna õhtul koju ja lihtsalt avada oma südame Jumala ees ja sa ei pea tegema sellist nagu, sa ei pea hakkama loosungeid loopima Jumala, et mida iganes sa tahad, et ma teen. Sa võid lihtsalt rääkida talle, et kuule, lihtsalt ole see, kes sa oled. Isand, ma tean, et sinu tahe on parim, aga ma ei tea, kas mina tahan seda, mida sina tahad, et Jumal, aita mul tahta. Jumal, aita mul tahta seda, mida sina tahad. Mäletan, mina päris raske on. Palvetasin kunagi sellist palvet lolli peaga. Ei, tegelikult see on loll peaga. Tõesti, ma nii igatsesin Jumalat. Ja minu õnneks oli see, et vaata, Piibel ütleb, et õndsad on need, kes ei näe ja õndsad on rumalad ja selles mõttes, et ma olin suht selline lihtne inimene, ma olen praegu lihtne inimene, aga ma olin oma elus sellises kohas, kus tegelikult ma olingi elanud oma elu niimoodi, et ma ei tähendanud eriti mitte midagi. Ma ei tähendanud enda jaoks ja ma ei tähendanud teiste inimeste jaoks ja tegelikult mul ei olnudki midagi muud. Selles mõttes, et kui ma leidsin Jumala, kui Jumal leidis mind tegelikult, siis ma nii igatsesin seda, et Jumal, mis on sinu tahe, et Jumal näita mulle oma tahe, et Jumal võta minuga ette midagi, tee midagi. Trallala. Et jah. Ja siis nii huvitav oli see, et üks päev Jumal hakkas, pani mulle südamesse sihukese linna nagu Jõgeva. Et ausutades, ma olin vist käinud ühe korra Jõgeval, aga see ei olnud nagu minu sihuke unistuste sihuke kuurort. Jõgeva raudteejaam ja 2 tänavat, selline täiesti nagu välja surnud linn minu jaoks, kui ma seal käisin. Ja iga kord, kui ma palvetasin, siis mul tuli südamesse Jõgeva. Mis selle Jõgevaga on nagu? Mis värk selle Jõgevaga on? Miks mul see kogu aeg tuleb nagu?
aga no ma palvetamist ka järgi ei jätnud. Ma palvetasin võõrastes keeltes. Et noh, et Jumal, ma tahan sinu tahet teha, ma tahan sinu plaani enda elus ja ikka jälle see Jõgeva, no kuule, sa seda alaluugega ära ei unusta. Et mis Jõgeva? Ja igal juhul Jumal sai mind nii kaugele, et ma läksin oma töö juurde, kirjutasin lahkumisavalduse, ütlesin, et ma nüüd 6 aja pärast lähen ära teilt. Ja võtsingi oma 7 asja, ma ei tea, kas mul niigi palju oli, mõned asjad mul olid, ja siis sõitsin Jõgevale. Kuigi mind ei oodanud seal otseselt keegi ja keegi ei öelnud mulle, et kuule, see on nii hea mõte, kuidas sa selle peale tulid? Kuule, jaa, muidugi. See minu enda koguduses, nad olid nii üllatunud, kuule, meil just olid sinuga plaanid, et me just tahtsime hakata seda tegema, et meil oleks siin nii vaja. Ma ei tea, millest te räägite, et ma olen Jõgevale nüüd. Ma ei saa midagi muud teha, see tundub nagu õige olevat mul. Ja tänu Jumalale, et ma läksin. Et ma ei ütle, et see oleks olnud kõrbeaeg. Ma ei tea, see oli nii... see oli nii hea aeg. Et Jumal tegi midagi minuga selles linnas seal. Ta õnnistas mind täiesti ülevoolavalt, ülikülluslikult. Piibel tõotab, et kui me tahame ja teeme tema tahtmist, anna meil süüa maa parimat. Ma mõtlen, et kohalikud inimesed närisid kadedusest küüsi. No võib-olla mitte päris otseses mõttes, aga nad olid väga hämmingus. Kuule, meil on töötuse protsent siin kõige kõrgem terves riigis. Meie maakond on nagu kõige rohkem on töötuid, kellelgi pole raha, jube hapud on siin lood. Aga sina tuled siia, sul on kohe korter, sul on kohe töökoht. Mis mõttes nagu? Tänu Jumalale. Pead olema õigel ajal õiges kohas ja tõesti Jumal õnnistas mind niimoodi, et see oli lahe. Ja huvitav oli see, et just Jõgeval hakkas Jumal rääkima minuga nagu ülistuse teemadel. Et ma polnud nagu seda sünti üldse mänginud koguduses kunagi. Varem, aitäh. Aga ja ma ei läinud ka sinna Jõgevale nagu kogudusse midagi erilist tegema. Ma lihtsalt läksin niimoodi, et kui teil on mind vaja, siis ma tahan aidata, kus iganes on vaja. Ja see oli jälle selline hea aeg seal alguses eriti, et ma lihtsalt otsisin Jumalat, lihtsalt olin rõõmus seal oma paari asja otsas. Et lihtsalt küsisin Jumal, mida sa tahad? Ja Jumal hakkas rääkima mulle ülistusgrupist. Mis nali see nüüd on, et ma olin laulnud Viljandis nagu ülistusgrupis lauljana niimoodi. Aga ta hakkas mulle rääkima, nagu mina oleksin ülistusjuht. See oli nagu, mul oli see päris imelik, nagu mõtlesin, et nagu, mida ma sellega peale hakkan, nagu, et nagu väga tore, aga mis ma sellega teen? Ja siis kuskil paari päeva pärast kutsus selle kohaliku koguduse pastor, kutsus enda juurde ja siis siukse ära seletatud näoga rääkisid, et kuule, meil on siin siukene plaan, et ma ei tea, kas sa seda mis sa sellest arvad, aga et me tahame, et sa nagu mängiksid esimest viiulit teise asemel. Ja no tegelikult mitte viiulis ei olnud jutt, aga nad tahtsid, et ma hakkaksin selles koguduses hakkaksin ülistust juhtima. Et minu jaoks oli see täiesti nagu uus asi. Et ma polnud kunagi mõelnud selle peale. Ja tõesti, Jumalaga on see, et kui Jumal räägib sulle midagi, see ei pea olema sinu elu unistus olnud. See ei pea olema midagi, mida sa oled alati igatsenud. See võib olla midagi, mida sa oled kogu oma südames kandnud, aga see ei pea tingimata olema. Sa ei pea olema kogunenud neid postreid Jõgeva kohta, et see võib olla sulle isegi üllatus. Aga kui sa teed seda, siis see on väga hea üllatus. Et Jumal juhib sinna, kuhu sina täpselt sobid. Ta teab, kus sa oled kõige parem. Ta oskab tuua sinu parimad küljed välja, nii et sa mitte kunagi ei tuleks selle peale. Et on nii palju asju, mida ma mõtlen, et
ma olen nii valesti teinud ja oleks võinud teistmoodi teha, aga ma näen seda, kuidas Jumal võib õnnistada sind, kui sa lihtsalt oled tema plaanis, kui sa lihtsalt teed seda, mida ta palunud sinult, et tegelikult seda ei ole üldse palju. Kui sa mõtled, mida Jumal on meie jaoks teinud, siis see pisku, mida me saame teha tema jaoks, see on nii vähe. Aga see austab Jumalat. See on parim, mida sina saad isale teha vastu selleks, et näidata oma armastust, et kui sa lihtsalt oled talle sõna kuulelik. Ma usun, et see on ka sinu igatsus, et sind ei oleks täna muidu siin õhtul. Et sa tahad teha seda, mida Jumal tahab. Ja kui sa veel ei taha, siis ma tean, et sa vähemalt tahad tahta. Et tõuseme püsti veel. Ja ma ei tea, kas meil on aeg küll otsas, aga ma tahaks ülistada ja ma panin valmis ühe loo, mis nagu nii kirjeldab seda, et me tahame teha Jumala tahet. Et kui see on okei, siis äkki me ülistame Jumalat selle lauluga. Jumal otsib üht rahvast, ta vaatab ülema, et võiks leida neid, kes kogu südamest andunud talle, kes ei käi oma enda teed, vaid järgnevad talle, kes teavad, et nad on kutsutud ja ei vaata tagasi. Jumal otsib üht rahvast, kes on valmistunud sõjaks, et teenida teda. Ütleb isand, siin olen ma nüüd, et teha su tahet. Teist elu ei ole mu jaoks, ei tagasi tee. Me anname end anname sulle, ei tagasi hoia. Isand otsib üht rahvast, ta vaatab ülema, et võiks leida neid, kes kogu südamest andunud talle, kes teavad, et nad on kutsutud ja ei vaata tagasi. Isand, aita meil tahta seda, mida sina tahad. Aita meil igatseda seda, mida sina meiega suhtes igatsed. Isand, näita
näita meile neid kohti, kus me ei taha seda, mida sina tahad. Näita meile, Isand, kus meil tuleb muutuda. Aita meil paigutada ennast sellesse kohta, kus sina saad rääkida meile. Isand, aita meil näha sinu plaane meie elu jaoks ja teha seda sinu laustuseks, Jeesus.